Iraan tegi suure vea. Kui režiim ründab USA liitlasi ajal, kui operatsioon Eepiline raev hävitab selle sõjaväge, sihib Iraan nüüd Ühendkuningriigi baasi. Mis oli Ühendkuningriigi vastus? Nad saadavad Araabia merele midagi tohutut ja see on viimane üllatus, mida Iraan näha tahab. Midagi tuumaga seotud liigub Iraani suunas ja see hirmutab niigi lagunevat režiimi. Režiim ei taha, et sa teaksid nende raskustest. See viis nad hullumeelse otsuseni rünnata Diego Garcia baasi, arvestades Iraani sõjalise infrastruktuuri suuri kahjustusi. Iraani püüdlusi kaitsta end USA ja selle õhuvõimu vastu teevad rünnaku mõistetavaks. Kui Ühendkuningriik lubas USA-l kasutada oma baase operatsiooni Eepiline raev ajal, muutus Diego Garcia Iraani režiimile suureks probleemiks. Diego Garcia, üks umbes 60 Chagose saarestikus hajali asuvast saarest, on alates eelmise sajandi 60ndate keskpaigast olnud Ühendkuningriigi ja USA ühine baas. See ei ole Iraani jaoks nii suur mure kui hoopis see, et baas asub umbes 4000 kilomeetri ehk 2500 miili kaugusel Iraani mandriosast. See tähendab, et USA-l on võimalik paigutada sinna kaugmaa pommitajaid ja ründelennukeid, ilma et need lennukid peaksid tegema pikki edasi-tagasi lende USA-st Iraani. Diego Garcia on oht ja Iraan püüdis seda lahendada. 22. märtsil kinnitas Ühendkuningriik, et Iraan tulistas Diego Garcia poole 2 ballistilist raketti, vahendab CNBC. Ükski rakett ei tabanud sihtmärke, ütles eluasememinister Steve Reid. Meie hinnangul sihtisid iraanlased kindlasti Diego Garciat. Nagu me aru saame, üks rakett ei jõudnud sihtmärgini, see ebaõnnestus. Teine aga peeti kinni ja takistati, ütles ta BBC-le. Reid väitis edasi, et puudub konkreetne hinnang, mis viitaks sellele, et Iraan sihiks aktiivselt Ühendkuningriiki, mis viitab sellele, et Iraan kavatses rünnata USA vara Diego Garcial. Reidi sõnad ja Ühendkuningriigi tegelik suhtumine rünnakukatse on väga erinevad. On isegi märke, et mõned Ühendkuningriigis tunnevad tõepoolest, et see oli otsene rünnak nende territooriumi vastu. Ühendkuningriigi kaitseministeerium on Iraani tegevuse suhtes pärast ballistiliste rakettide väljalaskmist palju kriitilisem, öeldes, et Iraani hoolimatud rünnakud kogu piirkonnas ja Hormuzi väina pantvangis hoidmine on oht Briti huvidele ja Briti liitlastele. Ühendkuningriigi ajakirjanduses ilmuvad artiklid, nagu BBC 23. märtsil avaldatud lugu, mis küsib, kas Iraani ballistilised raketid ulatuvad Londonini. Kui see midagi loeb, siis Al Jazeera teatel on Iraan eitanud vastutust rünnaku eest. Väljaande teatel väitis Iraani välisministeeriumi pressiesindaja Esmail Bagai, et raketirünnak oli valelipuoperatsioon ja selle taga võis olla Iisrael. Iraan on varem öelnud, et piirab oma ballistiliste rakettide ulatust 2000 kilomeetrini ehk umbes 1240 miilini, jättes Diego Garcia nende ulatusest välja. Peame mõtlema, kas eitus tuli rünnaku ebaõnnestumise tõttu. Kui Diego Garcia pihta tulistatud ballistilised raketid oleksid sihtmärke tabanud, oleks Iraani rõõmupidu ja uued ähvardused kinnitanud nende tegelikku päritolu. Suurbritannia ei usu neist ühtegi. Suurbritannia lükkas valelipuoperatsiooni väite tagasi ja kinnitas, et Iraan on süüdi. Pole oluline, et Diego Garcia pihta tulistatud raketid ei tabanud sihtmärke. Oluline on rünnakute taga olnud kavatsus, mis teeb Suurbritannia murelikuks. Diego Garcia rünnak näitab, kuidas Iraan tegutses oma varasemate hoiatuste järgi pärast Suurbritannia otsust lubada USA-l kasutada Briti baase operatsiooni Epic Fury jaoks. Pinged olid kasvanud. Ja Iraani välisminister Abbas Araghchi rääkis oma Briti kolleegi Yvette Cooperiga Suurbritannia otsusest. Neid samme peetakse agressioonis osalemiseks ja need jäävad 2 riigi suhete ajalukku. Samal ajal jätame endale õiguse kaitsta riigi suveräänsust ja iseseisvust, väitis Araghchi end kõneajal öelnud olevat, vahendab ajakiri Time. Time avaldas need sõnad. 20. märtsil, 2 päeva hiljem, lendasid Iraani raketid Diego Garcia poole. Siis muutus olukord hoiatustest tegudeks. Aga mida Iraan ei osanud oodata, oli see, et Ühendkuningriik oli neist juba sammu võrra ees. Nädalaid enne seda, kui Iraani raketid lendu läksid ja kui Araghchi hoiatus kõlas, oli Ühendkuningriik juba end positsioneerinud nii, et ta saaks igale tõsisele Iraanist lähtunud ohule koheselt reageerida. Iraan vihastas, kuid Ühendkuningriik oli juba tuumajõule üle läinud. Ühendkuningriik näitas, et pole Iraani ähvarduste ja raketirünnakute ees abitu, saates Iraani suunas midagi varjatut, surmavat ja tuumajõulist. HMS Anson asub Araabia meres ja on Suurbritannia ja Iraani pingete kasvades valmis käsu korral kohe ründama.
HMS Anson, üks Ühendkuningriigi moodsamaid tuumaallveelaevu, lahkus Austraalia Perthi linnast ja suundus Araabia merele. Ühendkuningriik lubas USA'l kasutada Diego Garcia baase operatsiooni Epic Fury ajal. See oli Ühendkuningriigi samm võimalike probleemide ennetamiseks. HMS Anson on Araabia mereni jõudmiseks purjetanud üle 8800 kilomeetri ehk umbes 5500 miili ning kujutab endast tõsist vastuohtu kõigele, mida Iraan oma ballistiliste rakettidega üritab. Miks? Allveelaeva tehnilised andmed ütlevad kõik vajalikku. HMS Anson on Astute-klassi allveelaev ja selle klassi 5. alus pärast HMS Astute'i, Ambushit, Artfully ja Audacious'it. Kõrvale jättes alliteratiivsed nimetamisreeglid on seda tüüpi allveelaevad varustatud USA's toodetud Tomahawki tiibrakettidega, millest saad peagi teada. Võib olla oluline, kui Ühendkuningriik hakkab allveelaeva lahingus aktiivselt kasutama. Spearfish rasketorpeedod muudavad HMS Ansoni vaenlase mereväe jaoks õuduseks. Kuna HMS Anson on tuumaenergia jõul töötav allveelaev, on sellel ka tohutu ellujäämisvõime ja tegevusraadius. Laeval olev tuumareaktor varustab allveelaeva energiaga kogu 25-aastase teenistuse jooksul ilma tankimiseta. Allveelaeval on veepuhastussüsteemid, mistõttu viibimise piirang Araabia meres sõltub vaid pardal olevast toidust. Diego Garcia baas, mida Iraan sihtis, omab süvaveesadamat, mis sobib allveelaevadele. Isegi kui HMS Ansonil hakkab toit nappima, on varude täiendamine paari tuhande miili kaugusel. See tähendab, et HMS Anson võib Araabia merel viibida peaaegu piiramatult nii kaua, kui Ühendkuningriik seda seal vajab, välja arvatud harvad käigud sõjaväe toidupoodi. Iraanil on põhjust muretseda, et allveelaev liigub märkamatult tema vetes. Eriti muret tekitav on, et Marine Insighti andmetel on allveelaeva mitu korda nähtud pinnale tõusmas, et suhelda Ühendkuningriigi alalise ühendvägede peakorteriga Londonis. Ühendkuningriik ei saatnud allveelaeva iseseisvalt tegutsema. Sidepidamine käib pidevalt ja kui Iraan ründab taas Diego Garciat, piisaks kiirest kinnitamisest peaminister Sakir Starmalt, et HMS Anson alustaks Tomahawk rakettidega vasturünnakut Iraanile. See annab sulle ühe vihje selle kohta, mida tähendab selle allveelaeva olemasolu Araabia meres Ühendkuningriigi jaoks, võimaliku vastusena Iraani agressioonile nende baaside vastu. Süveneme sellesse kohe põhjalikumalt, kuid enne seda vaatad saadet The Military Show. Kui see ülevaade huvitab, telli meie kanal. Naastes HMS Ansoni juurde annab selle allveelaeva kohalolek Araabia meres Ühendkuningriigile mitmeid võimalusi, mida Iraani suhtes edasi teha, eeldades, et nad üldse midagi ette võtavad. Võib-olla polegi vaja midagi teha. Piisab sellest, kui Iraan teab, et see allveelaev varitseb piirkonnas, et takistada neil proovimast veel rohkem rünnakuid, nagu see, mida nad üritasid Diego Garcial. Ühendkuningriik ei ole oma tuumaallveelaeva saabumise suhtes eriti salatsev. Valitsus teatas allveelaeva saabumisest Austraaliasse veebruari lõpus ja sellest ajast on allveelaev piisavalt pinnale tõusnud, et Iraan teaks, et allveelaev on liikvel. Ühendkuningriigil on praegu üsna tõhus heidutusvahend olemas, kuigi pole võimalik öelda, mida Iraani režiim teeb, kui operatsioon Epic Fury venib nii pikaks, et muudab selle režiimi veelgi meeleheitlikumaks, kui see juba on. Kui Ühendkuningriik otsustab Iraanile vastata, kujutavad Tomahawki raketid pardal sama suurt ohtu kui Iraani ballistilised raketid Diego Garciale. Võib-olla isegi suuremat ohtu, kuna Ühendkuningriigi baasil on selgelt pädev õhutõrje olemas, samal ajal kui Iraan peab toime tulema tõsiasjaga, et vähemalt 70% nende õhutõrjevõrgustikust on hävitatud. Iraan ei saa suurt midagi teha, kui HMS Anson tulistab Tomahawki rakette ning Ühendkuningriik arvestab sellega, kui otsustab Iraani sõjalistele objektidele vastulööke anda. Army Recognition märgib, et HMS Ansonil olevate Tomahawkide ulatus on üle 1600 kilomeetri ehk umbes 994 miili. Ühendkuningriik võib vajadusel sihtida peaaegu kõiki Iraani paiku. Need raketid suudavad tabada juhtimiskeskusi, raketistartide platse, mereväebaase ja juhtimis- ning kontrollsõlmi, ilma et HMS Anson peaks Iraani rannikule lähenema. See, mis Ühendkuningriigil siin on sisuliselt kauglöögi oht, mida saab igal ajal kombineerida tohutu õhujõuga, mille USA ja Iisrael on lauale toonud. Luureinfo edastamisel Ühendkuningriigi allveelaevale saab Tomahawk raketi märkamatult lasta ükskõik millise Iraani sihtmärgi pihta, mida liitlased soovivad. Allveelaeva piirab vaid see, et ta suudab kanda kuni 38 laskemoona ühikut, mis jagunevad Tomahawkide ja Spearfish torpeedode vahel vastavalt missiooni nõuetele.
piisab mõneks täppislöögiks, kuid allveelaeva tuleb aeg-ajalt uuesti relvastada. Diego Garcia on mugava meresõidu kaugusel. Tagasi toitu toomas käies võiks kaasa võtta ka uue partii Tomahawk, et Ühendkuningriik saaks hävitada rohkem Iraani sõjalisi sõlmpunkte. Võib-olla Ühendkuningriik ei lähe nii kaugele. Otsus sõltub Iraani järgmistest sammudest. Ühendkuningriik saab hoida HMS Ansonit Araabia meres, kuna see on väga raskesti avastatav allveelaev ja Iraani merevägi on sedavõrd laastatud, et neil oleks vaja suurt õnne selle leidmiseks. Allveelaeva poolt jälgimiseks kasutatavad kõrglahutusega videosüsteemid on tohutuks edasiminekuks, võrreldes vanemates allveelaevades kasutatud kergesti märgatavate periskoopidega. Väikese akustilise signatuuri tõttu on allveelaeva sonari abil tuvastamine raske, isegi kui allveelaeva vastane laev on lähedal. Huvitavad inseneeriaruanded märgivad, et HMS Ansoni täpne asukoht on igal ajal teada vaid Ühendkuningriigi peaministrile ja väga kitsale ringile kõrgematele mereväe komandöridele, kes vastutavad käskude edastamise ja allveelaeva liikumise suunamise eest. See on oluline, sest Ühendkuningriik tõenäoliselt kasutab Hormuzi väinas olukorra jälgimiseks varjatud allveelaeva. See VT on saanud operatsiooni Eepiline raev üheks peamiseks kõneaineks, kuna Iraan on suutnud väina edukalt blokeerida, kasutades droonide, laevavastaste rakettide ja kiirete rünnakupaadide kombinatsiooni. Kõik need tegurid koos loovad nii ohtliku riskiprofiili, et kaubalaevad enamasti lihtsalt ei läbi seda väina, mis tavaliselt vastutab 20% maailma nafta ja veeldatud maagaasi transiidi eest. HMS Anson võiks siin mängu tulla. On ebatõenäoline, et näeme Spearfish torpeedosid kiirkaatrite pihta tulistamas, välja arvatud juhul, kui Ühendkuningriik hakkab laevu Hormuzi väinas eskortima. Allveelaev liigub vaikselt Hormuzi väina lähedal, jälgib toimuvat ja edastab info Ühendkuningriigile. Pea meeles, kuhu allveelaev on saadetud. Araabia meri asub Iraanist ja Omaanist lõuna pool ning avaneb India ookeani. Hormuzi väin on tähtis, sest ühendab Pärsia lahe merega, kus HMS Anson liigub, võimaldades allveelaeval jälgida Pärsia lahte sisenemist ja sealt väljumist. Me mainisime varem, et HMS Anson võib rünnata Hormuzi väina rannikualasid ilma, et peaks sõitma Iraani ranniku kaitseulatusse. Sama kehtib ka selle jälgimise kohta. Kui allveelaev ei hakka vaenlase laevu tulistama, saab toidust ainsaks piiravaks teguriks meeskonna jaoks. HMS Anson võib märkamatult jälgida kõike väinas toimuvat. Võidakse koguda luureandmeid Iraani kiirpaatide väljumiseks kasutatavate improviseeritud sadamate kohta. HMS Anson saab jälgida rannikualade sõlmpunkte ja jagada teavet USA ja Iisraeliga õhurünnakute toetuseks. Kui allveelaev kutsutakse lahingusse, on ta valmis. Iraani kiirpaatidel pole vastust HMS Ansoni Spearfish torpeedodele. Iraani kiloklassi allveelaevad on mürarikkad ja vähem arenenud, mistõttu HMS Anson suudab neid jälitada ja rünnata enne, kui nende meeskonnad sellest aru saavad. Mis puudutab Iraani fregatte ja teisi sõjalaevu, siis ega Iraanil polegi neid enam eriti palju alles. USA väidab, et on operatsiooni Eepiline raev käigus hävitanud 100 Iraani mereväe alust, samal ajal kui Iraan toetub Hormuzi väinas asümmeetrilistele taktikatele kui oma peamisele mereväe strateegiale. Me ei ütle, et HMS Ansonil pole Iraani mereväe pärast üldse vaja muretseda. See on piisavalt varjatud, et Araabia merel vabalt liikuda, jälgida ja rünnata, muutes selle pidevaks ohuks, millega Iraan peab iga Suurbritannia vastase rünnaku puhul arvestama. Siiski tekib küsimus, kas HMS Ansoni saabumine Araabia merre tähendab, et Suurbritannia plaanib sekkuda operatsiooni Eepiline raev? Suurbritannia pole väitnud, et on valmis sekkuma. Nad lubavad USA-l kasutada baase ning üks nende parimaid allveelaevu liigub Iraani territooriumil ja selle ümbruses. Starma on seni kindlalt väitnud, et Suurbritannia ei sekku sõtta. Starma hoiatab, et Suurbritannia ei tohi langeda vale turvatunde ohvriks, uskudes, et operatsioon Eepiline raev lõpeb kiiresti. Seda võiks tõlgendada nii, et Starma ütleb, et Suurbritannia ei taha sekkuda, kuid hoiab oma võimalused avatuna juhuks, kui tunneb, et peab Iraani vastu vastulöögi andma. Mõned väidavad, et Suurbritannia on juba operatsioonis Eepiline raev osaline, näiteks endine tööpartei juht ja Islington Northi parlamendiliige Jeremy Corbyn. Ta kirjutas 24. märtsil Al Jazeeras, et Suurbritannia on taas konflikti tõmmatud, lubades USA-l kasutada oma sõjaväebaase. Ta peab mõttetuks ideed, et Suurbritannia lubab baaside kasutamist kaitserünnakuteks ning väidab, et iga Diego Garcia või RAF Fairfordist õhku tõusnud pommitaja osaleb rünnakus, kui on Iraanile lasti heitnud.
Kui arvestada ka HMS Ansoni viibimist Araabia merel, on Starma tööpartei eelkäija veelgi rahulolematum. Suurbritannia peab lisaks politiseerimisele arvestama Iraani sõja otsese mõjuga. Lisaks Diego Garcia suunas lendavatele ballistilistele rakettidele on Hormuzi väinas tekkinud kaos olnud üks peamisi põhjusi Ühendkuningriigi ettevõtete kulude kiireima kasvu viimase 44 aasta jooksul. Sky Newsi teatel. Kuna Brenti toornafta hind on operatsiooni alguses tõusnud 50% ja gaasi hind 90%, peab Starma arvestama, et olukord, mida Ühendkuningriik ei kontrolli, raskendab inimeste ja ettevõtete elu riigis. Võib-olla piisab sellest Starma veenmiseks, et Ühendkuningriik peab sekkuma. Siis saab Ühendkuningriik vähemalt mingit kontrolli rakendada. Saaks liitlastega hoida Hormuzi väina avatuna. See võiks teha rohkem kui lihtsalt kaudseid ähvardusi selle kohta, mis juhtub, kui Iraan sihib tema baase ning selle asemel saata Tomahawki raketid sügavale režiimi territooriumile. Ühendkuningriik on murdepunktis ja HMS Anson on Iraani poole suunatud odaots. Küsimus on nüüd, mis peab juhtuma, et Ühendkuningriik otsustaks Iraani režiimi rünnata, kuna see juba ründab tema baase? Vastust oodates on HMS Anson endiselt jahil ning operatsiooniga Eepiline Raev liitub veel üks riik. Ukraina näeb Iraani shahiididroonide kasutamises Hormuzi väinas võimalust tugevdada sidemeid Lähis-Idas ja USA-ga ning pakub neile droonidele täiuslikku vastumeedet. Vaata videost, kuidas Ukraina Iraani asjasse sekkub. Kui sulle video meeldis, telli The Military Show, sest räägime konflikti võimalikust laienemisest Pärsia lahes. Aitäh vaatamast!